väikese viivitusega, aga näitame ära, kuidas PR09 JSON-i ülesannet siis ära lahendada. Alustame sellest, et mis asi see JSON üldse on. JSON on siis avatud standardne faili vorming ja andmevahetusvorming teksti kujul. Ja JSON üldiselt tähendab siis JavaScript object notation ehk JavaScripti objektid. Seda kasutatakse siis sageli andmevahetuseks veebilehtide ja serverite vahel, sest see on lihtne kasutada, igas programmeerimiskeeles olemas ja ei ole raske ise ka seda implementeerida. Näidiseks siis ära ka, milline JSON välja näeb, et JavaScriptis objektid kuuluvad siis logeliste sulgude vahele ja see on nagu iga teine objekt, et põhimõtteliselt sul on mingi võti ja väärtuspaarid siis. Et võtmed kõik on sõnakujulised meil siin, aga väärtusid võib siis olla meil nii sõnakujul, numbrilisel kujul. Väärtused võivad meil olla nullable'id, samuti võivad olla listid ja ka teised objektid. Ehk siis siin mul on tehtud võti nimega object, mille väärtus on siis teine objekt, mille sees on omakorda mingi võti väärtuspaar. Ja võib ka vabalt olla boolean tüüpi objektid. Need võtmete väärtused, need on ükskõik, võivad ükskõik mis olla. Et selle ülesandega alustada, ma soovitan, et kui te pole JSONiga varem kursis olnud, siis lugege see JSON introduction läbi. Siit võite veel neid syntakside võrdlusi ka vaadata. Ja siis teine asi, mis peaks tegema, on case mingi Java teek alla laadida, millega saab JSONit hõlpsasti töödelda. Täna näiteks kasutame selle jaoks Google'i JSONit. Selleks, et JSON alla laadida, guugeldage sellist asja nagu JSON ja sealt otsige üles link, mis viib sellisele lehele nagu Maven repository. Maven repositorist võtke näiteks kõige hiljutisem versioon alla, võtame näiteks selle 2.12.1 ja siin vajutage siis selle jarri peale, see laeb selle alla. Nüüd edasi, meil on vaja siis oma projektile teada ka anda, et me tahame seda JSONit kasutada. Selle jaoks avage IDE ja tehke omale vajalikud failid valmis. Mul on siin see PR09 kaust ette tehtud juba failidega. Ja nüüd minge projekti struktuuri. Et reeglina see peaks siis olema meil fail, project structure ja siis võtke siit moodulid ja otsige oma see PR09 moodul üles. Sealt valige dependencies ja siis, et see JSON siia lisada, selle jaoks on vaja meil vajutada pluss nupule Charsor directories ja siis otsige see jar fail, mis te just alla laadsite, otsige üles. Nii, järgmisena hakkame siis ülesannet vaikselt läbi lahkama, läbi tegema. Me peame ainult ühes klassis tööd tegema, see on see school database, et siin on ka muidu üle nagu mõned klassid veel juurde andnud, näiteks mingi school, grade ja student. Need on lihtsalt andmeklassid. Mida te nendega peate tegema, see need lihtsalt sisse kopeerima ja ärge puutuge rohkem, ärge rohkem midagi tehke nendega. Et põhiline töö hakkab meil olema selle school database klassiga ja me peame implementeerima ära kõik meetodid, millel on see to do küljes. Aga hakkamegi siis jooksvalt pihta, et ise mõtlen, et kõige kergem meetod, millest alustada, võiks olla see get all students, millel on siis see school ka juures. Esmalt ma teen väiksed impordid siin, impordime asjad sisse omal ja siis hakkame järjest pihta, et võtame, et see add school ja get schools, neid meil pole vaja muuta, nendega me ei tee ka midagi, need on ette juba tehtud, aga millega meie alustame on siis see get all students school. Et eesmärk on siis tagastada selle kindla kooli õpilased, ehk siis see list siin, get students või studentite list. Mis me selle jaoks teeme? Esimene asi, mis me võiks kirjutada,
näitame kõige kergema viisi ära, et meil on vaja see JSON-iks teha see vastus igastahes. Ja kuidas me seda teeme? Selle jaoks me peame siis kasutama seda JSON-i teeki, mis me just alla laadisime. Ja deklareerime selle ära, ehk siis private JSON builder ehk esimesena ehitame omal selle parseri valmis põhimõtteliselt. Builder võrdub new JSON builder ja siis private JSON võrdub builder create. Selle builderiga on see, miks me seda ei teeme, kui me juhuslikult tahame mingeid reegleid juurde lisada, siis meil on see võimalus olemas. Siin on nüüd meetodeid väga palju, mida saame kasutada. Nii, aga et seda koolis tudengit kätte saada, selle kõige kergem viis on siis, et kutsume selle kooli seda getStudentsi, aga nüüd kuidas me selle JSON-iks teeme, siis see käib väga kergelt. Kasutame JSON teeki ja seal on selline meetod nagu toJSON. Ja anname talle lähteelemendiks siis call ja getStudents. Nii, aga nüüd on meil selline tingimus, et kui tudengid koolis pole, siis me peame tagastama tühja objekti. Praegu, mis juhtub, meil on see, et kui me üritame kui see list on tühi ja mingit töötlemist ei tee siin, siis mis ta tagastab meile on objekt, kus sees on tühi list põhimõtteliselt. Tagastab tühja listi meile pigem. Ja siis selle jaoks, mis me peame esmalt tegema, kontrollime ära, et kui kooli tudengid on tühjad, siis tagastame lihtsalt selle JSON tühja objekti, ehk sellise. Nii, aga hakkame nüüd ülevalt alla tagasi liikuma. Nii, get all students, mis me siin peame tegema? Get all students in all schools in the database. Ehk mis me peame tegema? Peame kõik need tudengid kuidagi kokku kooma. Ehk siis list student. Võrdub, nii, kuidas me hakkame tegema seda. Teeme siis schools, teeme streami selle jaoks. Ja nüüd mapime kõik tudengid siin kuskile listi ära. Students. Nii, sedasi peaksime saama oma need tudengid kätte, et me mapime nad ära ja siis kollektime nad kuskile listi ära. Selle jaoks siis kontrollime ära students is empty. Kui tudengite list on tühi, siis me peame jälle tagastama siis sama selle tühja listi. Mitte tühja listi, tühja JSON-i objekti. Ja kui see ei ole tühi, siis me tagastame jälle JSON, toJSON ja siis anname oma studentsid sinna sisse. Nii, miks ta siin meil kollane on? Võime toolistida. Jah, võime nii teha. Nii, järgmine, ehk siis selle JSON-iks tegemisel jah, midagi rasket ei ole, lihtsalt kutsute selle JSON-i välja ja teete toJSON ja annate talle mingi asja sisse, siis taustal toimub maagia ja tehakse meile JSON-i objekt valmis. Nii, järgmisena getStudent ja meil on antud mingi kindel tudengi ID. GetStudent by ID, check all schools that are in the database. Ehk siis meil on vaja mingi kindlat tudengit. Okei. Mis me peame siis tegema? Peame kõik koolid jälle läbi käima ja otsima üles oma tudengi, et mis me võiks selle jaoks teha. Teeme näiteks mingi optionali
student võrdub schools, jälle striimime, mapime kõik tudengid ära, get students, flat map, ja siis toolist, siin ka filter s.getID võrdub ID ja siis üritame esimest leida. Kas ma saan selle vahepealselt taga hakkama? Minu küsimus. Pigem ei. Seda vahepealselt meil on ikkagi vaja. Okei. Mis me siin nüüd optionali teeme on selle jaoks, et kui tudengit ei ole olemas, me peame jälle tühja JSON-i tagastama. Ehk siis if empty tagastame oma tühja JSON-i ja vastasel juhul siis teeme jälle JSON to JSON, jälle student, võtame oma sealt optionilt kätte selle ja nüüd defineerime talle ära ka, et millest lähtuda, missugusest klassist või struktuurist lähtuda, kui seda objekti teha. Ja selle jaoks anname siis oma selle student klassi ette. Nii, järgmisena üritame siis tudengi hinded kätte saada. Ja siin siis natuke spetsiifikat ka selle get student grade'i kohta, et ta tagastab meile siis mingi kindla ID-ga tudengi JSON objekti ja see objekt peaks siis sisaldama tudengi nime ja siis hindeid, rohkem mitte midagi. Ja siis see hinnete massiiv, seal on siis iga hinde kohta on objekt ja siis kus näidatakse kõiki väljasid, mis grade klassis on. Nii, kuidas seda lahendada? Esimene asi, mis me võime teha, siis kopime siit get studentist need asjad üle. Ja siis siit edasi nüüd teeme uue JSON objekti. JSON object. Result võrdub new JSON objekt. Sinna objekti siis lisame sellise asja result.add, tahame add property teha. Lisame sinna nime välja ja selle nime välja siis läheb siis meil selle tudengi nimi. Get name. Ja siis tekitame omale ka JSON array ja sinna me hakkame oma hindeid koguma. Ja täitsa lõppu võime panna ka selle, et add property, grades ja siis läheb see grade sinna sisse. Siis äkki, jah, add sobib. Ja siis result tuleb siis JSON to JSON ja siis result. Nii, kirjutame nüüd vahepealsed loogika ka, et kuidas me need hinded saame sinna. Selle jaoks siis meil on class grade olemas. Kasutame seda ära. Kas ülesanded selle kirjas iga grade objekt peaks sisaldama kõiki väljasid, mis on ka grade klassis ehk ideaalselt me peaks hakkama saama sedasi. Vaata, mis meil grade klassis üldse on, meil on
see olemas. Selle jaoks me peame siis uue JSON objekti tegema. Lisame sinna vajalikud väljad. Add property. Ja lisame selle oma sinna grades'i array'sse. Nii, sedasi peaks siis meetod tehtud olema. Siis järgmine get student average grade. Et siis siin me nüüd arvutame kokku, mis tudengi keskmine hinne on. Jälle alustada võime sedasi, kopime siit selle. Ja nüüd, mis me peaksime tegema, on selle average'i siis kuidagi kokku arvutama. Ma ütleks, et kõige parem viis selle jaoks teha on siis sedasi äkki. Optional double. Ja, proovime seda kasutada näiteks või tegelikult. Vaatame, mis ta meil annab. Double average võrdub student get grades. Streamime seda. Mapime siis map to int. Me mapime siis grade get grade, eks ju. Ja siis me üritame average'i sealt tagastada ja jah, ta tagastab meil optional double'i. Optional double. Ehk sealt meile võib tulla midagi, meile ei või tulla midagi. Ja siis mis me teeme? Me teeme jälle oma selle JSON objekti. Ja lisame sinna siis oma vajalikud väljad. Ja siis siin on meil vaja siis teha objekt, kus on meil tudengi nimi ja siis average grade, mitte midagi muud. Ja kuna ta on meil optional double'i sees, siis me peame siin sellist asja ka tegema. Get as double. Ja siis tagastame JSON to JSON result. Nii, get average grade in each school ehk siis iga kooli kohta keskmine hinne. Ja siis ta tagastab meile JSON array, kus on meil kooli nimi ja siis selle kooli average grade objektina. Okei, ja siin on see, et kui koole ei ole, siis tagastame tühja JSON'i. Nii, mis me siis teeme? Teeme siis sellist asja. If schools is empty, võime kohe tagastada tühja JSON'i. Siis tekitame omale selle JSON array juba ära. Ja paneme juba tagastamisesse ka selle
nii, ja siin sees siis tekitame oma JSON objekti. Arvutame oma keskmise hinde välja sealt. Kasutame seda sama loogikat, mis siin on. Ja asendame oma nii, kus me seda teeme siin, et meil on ju kool olemas, meil on koolil on tudengid ja siis sealt peame striimima stream, map to int ja average. Nii, aga sellest meil ei piisa, meil on vaja ju siin teha ka flat map to int. Ehk siis student get grades. Paneme siis selle sinna sisse hoopis. Jah, sedasi see peaks töötama küll. Nii, sedasi saame oma keskmise hinde kätte ja siis oma tehtud objektile lisame siis propertid. Schooliks on meil siis selle kooli nimi. Ja sellest peaks piisama meil. Ja sedasi peaks see meetod nüüd tehtud olema. Liigume järgmise juurde. Get all students in each school and their average grades. Ehk siis ehitame seda edasi äkki kuidagi. Get all students in each school and their average grades. Get average grade for each student in each school in the database. Ja siis meil on result on meil selline, et meil on JavaScripti JSON array, kus sees on meil objekt, kus on meil school, siis on hinded, see on omakorda nüüd array ja seal array sees on meil siis objekt, kus on tudengi nimi, average grade. Okei, mõtleme nüüd, kuidas seda teha. Ma arvan, et siin kõige mõistlikum viis, kuidas seda teha, et käime ükshaaval need asjad jälle läbi. Et nii, esimesena jälle kontrollime ära, et kas meil on üldse koole siin andmebaasis olemas. Nii, teeme jälle oma JSON array. Käime for loopiga oma need koolid üle. Siin sees siis teeme oma JSON objekti, mis on meil kool. Ja siis tekitame omale JSON array tudengitest, õpilastest. Ja siis käime kõik koolid tudengid üle.
sellest peaks piisama siin ja nüüd peame lihtsalt selle lisama ka sinna resulti. Et siis school object, add grades students ja siis lisame resulti. Sellega peaks see meetod tehtud olema, ehk siis me käime kõik koolid läbi, me tekitame siis JSON objekti, paneme sinna selle kooli ja siis ehitame selle hinnete tudengite listiga üles ja paneme selle sinna. Get all students names in each school, ehk siis tagastame kõikide tudengite nimed igas koolis ja tagastab meile siis JavaScripti JSON-i listi array, kus sees on meil siis objekt kooli nimega ja siis kõikide tudengite nimedega. Nii, selle jaoks siis jälle esimesena see siit. Hakkame jälle ehitama. Nii, ehitame selle tudengi objekti valmis. Me teeme kooli objekti. JSON object. School object. New JSON object. Lisame sinna selle kooli nime. Ja siis tekitame omale JSON array tudengitest. Saame kõik oma tudengid, lisame need tudengid sinna listi. Get name ja lisame selle kooli objektile külge. Ja lisame selle resulti. Sellega peaks see tehtud olema ja siis on meil üks meetod alles jäänud get average grade and grades count globally. Okei, hakkame lugema. Tagastab JSON-i, kus on 2 välja, average grade, mis on kõigi koolide, kõigi tudengite keskmine hinne ja grades total, mis on kõigi koolide tudengite saadud hinnete arv kokku. Selle jaoks siis jälle, kui meil koolide list on tühi, tagastame mitte midagi. Nii, ja meil on vaja JSON-i kood siis average grade ja grades totalit vaja. JSON objektid asjad valmis, ma kirjutan selle lõppu juba ära. JSON. Result siia. Okei, eeldan, et meil on vaja siis kõik koolid läbi käia. Ja siis hakkame järjest liikuma, et arutame, mis meil vaja on. Okei, ma eeldan, meil on 2 arvu siis vaja salvestada, meil on vaja kokku arvutada siis kõikide hinnete summa 0 ja meil on vaja siis ka kõikide hinnete arv kokku arvutada või kokku koguda.
Siis mis me teeme? Esimesena siis saame siis selle kooli tudengid kätte. Saame võime kõik hindeka kohe alguses. Students, stream. Mapime oma tudengid ära. Selle flat mapiks. Ja siis toolist. Amount pluss võrdub meil siis selle crate'i suurusega. Ja siis sum pluss võrdub meil siis crates'ide summaga. Nii, ja siis on meil vaja need sum ja amount kuidagi sinna JSON objekti liita juurde. Selle jaoks me siis teeme result.add property average grade ja average grade on meil siis total sum jagatud amount'iga või sum jagatud amount'iga. Ja siis me peame ka grades total lisama sinna, ehk siis result add property grades total. Ja selle jaoks on meil siis amount. Siia me vist peame isegi kästima korra double'i ka ette, sest muidu ta teeb meile trikki natukene, et jagab täisarvude vahel ehk tagastab meile täisarvu, aga kui üks pooltest on vähemalt double, komakohaga arv, siis ta teeb selle konversiooni õigeks. Ja siis sellega peakski see ülesanne tehtud olema, ma loodan. Pushime omale asjad Giti ka. Ja siis vaatame, kas meil läks õigesti. Nii, mingid kohad on meil veel puudu. Test get all student names in each school. Expectis meil selliseid asju, aga saime sellise asja. Kas ta tegi meile listi sees või? Expected. Siin on meil list. Siin on meil mis talle meeldi? School. Jah, siin on veel school. Name. Okei. Selle me saame siis ära parandada. Mis meetod see oli meil? See oli meil test get all student names in each school. Me ei taha dockerit tööle panna. Force quit. Ja siin get all student names in each school. On ju õige. Siis selle peame ümber muutma. Kui me selle ümber muudame, siis see meil peaks õigeks minema ja siis me vaatame veel, mis see teine asi meil oli. Average grade. School, see grade, student ja aga tahab school. Miks ta meil ei leia siis neid grade'e üles? Kas me ei lisa neid? Kas me ei lisa? Ja
täitsa nii, me ei lisa neid omal students. Kas me siin siis ei lisa neid õigesse kohta või? Siin on meil see kool, grade'in nagu lisame, aga siin me ei lisa seda siis või? Jep, siin jäi meil lisamata see. Jälle pushime üles. Ja nagu näha, saimegi ülesande tehtud. Vabandan siis selle viivise pärast, et see video nädala võrra hilines. Ei olnud aega nädalasest tegeleda sellega, aga parem hilja kui mitte kunagi. Jätkavad, kui tekib küsimusi, soovitan praktikumi tulla või Discordis küsida. Aga järgmise korrani siis.